Mis asjad on süsivesikud, rasvad ja valgud? Inimese keha koosneb rakkudest. Igas sekundis sureb tegelikult meie kehas miljoneid, kui mitte miljardeid rakke. Ja nende rakkude uuenemiseks on vaja valke saada toiduga pidevalt. Inimese organism ei saa salvestada valke tagavaraks. Ja sellepärast ta peab saama neid ühe toidu korraga, ütleme 15 kuni 30 grammi ja vähemalt 3-4 korda päevas regulaarselt, et keha saaks toota või et keha saaks materjali nende rakkude uuendamiseks pidevalt. Kui ta seda ei saa, kui me ei anna iga toidu korraga nimetatud hulga valke, siis mingist hetkest alates on organism sunnitud lagundama iseenda lihasmassi, et saada sellest need vajaminevad valgud, et taastada elutähtsat organite rakke, mis täpselt samamoodi vajavad uuenemist. Ja valke saame me mitmest allikast. Loomsed valgud, kõik lihad, kala, munad, piimatooted, taimsed valgud, sooja, uba, kõik kaunalised ja ega mujalt, ütleme, taimse poole pealt nagu valke rohkem ei tulegi. Et nii palju siis valkudest. Süsivesikud. Süsivesikud, kui me ütleme inimese peamine energiaallikas, kust inimene kõige kiiremini, kõige kergemalt saab süsivesikud kätte. Süsivesikud jagunevad kahte gruppi, on liitsüsivesikud ja lihtsüsivesikud. Lihtsüsivesikud ehk suhkrud ja liitsüsivesikud, riis, tatar, rukis, ka nisu, mis ei ole kõige kvaliteetsem, nagu te teate, ma usun, et te teate. Kartul mingil määral ja vähesel määral siis tuleb ka aedeviljadest ja puuviljadest. Ja nagu ma ütlesin, põhiline energiaallikas, kus me saame kõige kiiremini kätte energia, mida inimene liikumiseks ja tegutsemiseks vajab. Rasvad, milleks inimene vajab rasvu. Rasvu vajab inimene mitmel põhjusel. Esiteks, et tema hormonaalsüsteem saaks korralikult üldse funktsioneerida, on vaja teatud kogus rasvu. Rasvad jagunevad samamoodi, on loomsed ja taimsed ja see protsentuaalselt võiks jaguneda siis nii, et 60% taimseid rasvu ja 40% loomseid. Vajame me siis rasvu, jah, et meie hormonaalsüsteem saaks korralikult toimida ja et saaks üldse omastada toidust teatud vitamiinid, rasvlahustuvad vitamiinid, ilma milleta või rasvadefitsiidi korral näiteks inimene ei saa toiduga liiga palju rasvu, ta võtab purgist näiteks kas D-vitamiini, aga organism ei ole võimeline seda omastama, sest tema päevane rasvakogus, mida toiduga peaks saama, on alla miinimumi näiteks. Ja veel mõned vitamiinid, K-vitamiin, A-vitamiin, mis on rasvlahustuvad.